Nii. No nii. Tere teile kõigile. Ja tere kõikidele meie kuulajatele, meie vaatajatele. Ahoi, seal üleval. Minu nimi Andres Eelma, minu kõrval istub mees nimega Mihkel Märtson. Vot, ja see on Heitlus 20. podcast. Vot täpselt niimoodi, et räägime natuke lähemalt ka meist siis. Et me oleme siis lapsepõlve sõbrad väiksest linnast nimega Karksi-Nuia. Mulgimaalt, me oleme mulgid, meile meeldib raha ja kõik rahaga seonduv selles mõttes, et see jätke omale kohe esimeses saates meelde ikkagi. Jah, ja me oleme Andresega päris pikka aega üritanud luua nii-öelda contenti või videosi, kõike sellega no me oleme põhimõtteliselt kõik läbi proovinud, vaata, me olime hästi väiksed, tegime videosid ja... Ja ma mäletan, meil oli see punchline oli The Infernal, see nimi oligi The Infernal Movies. Ja meil oli Reme Production firma igastahes. Ja me oleme isegi 2 podcasti tegelikult juba eelnevalt teinud, aga lihtsalt ei olnud nagu õiget väljundit võib-olla leidnud. Ja selle kohalt ma tahaks öelda, et meil ei ole see klikk ära toiminud veel. Et me oleme kõik läbi proovinud, jumal tänatud, et me teame, mida me tahame teha. Ja lõpuks Andresega siin paar päeva tagasi meil toimuski see klikk ja me teadsime, mida me tahame teha. Ja siin me oleme. Meie uhi uue stuudios, uhi uue equipmentiga ja uhi uute töötajatega. Ja nägime palju vaeva, et kui täpsemalt olla, siis me oleme hetkel Mihkli saunas. Siin on kogu aeg põrguslikult kuum tegelikult, nagu saunas olema peab, aga sauna pole köetud. Nii et see on täpselt õige koht, kus oma saadet teha, sest kogu aeg meeleolu on kuum, hästi mõnus on teha ja terve saade on kuum. Ma ikkagi laulan kuum ja cool seega. Oho, oi. Tuletere alarm, kas te seda mõtta? Nii, igastahes. Mihkel, aga millal see klikk siis ära käis? Ja miks see klikk ära käis? Äkki me alustaks üldse sellest? Mis võime, me peamegi rääkima, et see on tähtis meie tuleviku suhtes pärast, mis iganes. Põhimõtteliselt see klikk toimus 2-3 päeva tagasi. 2 päeva vist, midagi sükest. Et oli üks hommik, kus mina ärkasin kell 5 hommiku üles ja Andres oli ärkanud kell 3. Ja siis mõtlesime, et me siis üritasime edenda verevendasid. Ja me mõtlesime, et tavai, me oleme hommikul vara üleval. Tavai, teeme midagi. Et mul ei olnud vanemaid toet kodus ka, et me ei oleks kuidagi pidi seganud neid. Ja Andres tuli siia ja me hakkasime rääkima nii-öelda sellest kõigist, mida me teeme ja nii edasi. Ja me jäime rohkem, ma ei tea, kas see on nagu minu nii-öelda mingi pool või mis, aga see psühholoogiline pool, et mul meeldib nagu inimesi küsitleda ja nagu arutleda. Ja... Ta pani mind hüpnoosi alla, saan aru. Ja põhimõtteliselt. et jah, me tegime sellist sügavamat jutuvestlust omavahel ja me saime aru, et me niimoodi saa edasi minna. Me peame midagi muutma oma eludes. Me peame sellest stagnatsioonist läbi saama. Ja siis me otsustasimegi, et verevennad ei ole meie jaoks õige väljund. Me peame tegema midagi rohkemat, mis on tähenduslik ja mida me saame jagada laiemale vaatajas-kuulajaskonnale, et neile anda edasi seda inspiratsiooni, mis meid too hommik nagu valgustas. Ja ühesõnaga me panime omale missiooni ikkagi, et kui me nüüd seda uut podcasti, uut formaati alustame, siis meil oleks ikkagi mingi missioon ja mingi siht silme ees, et mille poole pürgida. Ja kuna me oleme hästi Mihkliga mõlemad sellised inimesed, kellele meeldib hästi palju rääkida, näiteks mina koolis kogu aeg lobisesin, õpetajatel oli kogu aeg sellega. Mõlemad ju. Tegelikult mõlemad, kui me koos istusime, kogu aeg oli sellega probleem. Aga põhimõtteliselt me tahame rääkida ja me tahame rääkida asjadest, nagu need päriselt on, nagu need asjad on meiega toimunud, nagu need asjad on meiega päriselt juhtunud. Et see on see eesmärk ja sealt tuleb ka äkki see võtmesõna inspiratsioon, et me soovime
teid, kallid kuulajad, vaatajad, inspireerida oma lugudega ja ka tulevikus, miks mitte ka mõndade saatekülaliste lugudega. Kes teab, mis võib juhtuda. Aga jah, et me hakkamegi põhimõtteliselt rääkima nii-öelda meie enda kogemusi, teiste kogemusi, nii-öelda väike selline analüüs ja rääkima erinevatest väljunditest nagu heitlus 20-tes nagu põhimõtteliselt ongi, et milliseid raskusi meie vanuselised inimesed võivad, millistest raskused nad võivad läbi minna ja kuidas ennast ette valmistada ja kuidas nagu võtta maksimum ja mitte jääda stagneeruma. Et ikkagi nautida oma elu maksimaalselt. Jah, nautida tuleb, nagu oleme meie seda teinud. Nii kaua, kui see klikk ära käis. Aga jaa, heitlus 20-dates, et me seda nime mõtlesime tegelikult ikkagi kaua ja siis jõudsimegi järeldusele, et me oleme hetkel 20-aastased, aasta on 2020. Tegelikult ma veel ei ole 20, ma saan kohe 20. Mihkel saab kohe 20 ja tegelikult 20-ndad nii-öelda jooksevad. Jah. Et me podcasti teeme kuni 2029. aastani, siis tuleb ära lõpetada või siis tuleb panna heitlus 30-ndate. Siis tuleb seda nime muuta. Aga jaa, me oleme küll, mina olen 20, Mihkel kohe saab tegelikult 20, et põhimõtteliselt me oleme 20-ndates ja 20-ndates on kindlasti palju asju juba juhtunud ja 20-ndad on need aeg, kus hästi palju asju juhtuma hakkab. Et see on ju selline iga, kus sa ju sätistad kõik ikkagi üles. Lähed kooli. Või mis iganes sa nagu ette võtad. Osad on lapsed juba kindlasti, lood pere. No see on siuke vundament, ikkagi kolid vanemate juurest ära ja hakkad seda asjade. Täpselt jah, et see ongi just nii-öelda oma elu vundamendi ehitamine, need kõige tähtsamad aastad, et mis dikteerivad, kus sa tulevikus oled ja see, mida sa teed sellel ajal, defineerib sind tulevikus. Et see on kohati väga sügav teema, aga me üritame Andresega ikka teha nii nalja kui palju. Üritame teha seda lõbusalt ja ikkagi vaadata asju positiivselt ja sellega oma positiivsust ka teile anda. Ja, sest point on ikkagi see, et kõik halvad asjad on ära juhtunud, nutetud ja halatud on küllalt, aga kui sa hakkad nendele tagasi vaatama, siis on tegelikult ikka suht fun. Ja. Ei tasu lihtsalt sellistel juhtumitele siin nii-anda alla terida. Tuleb ikka püsti seista, edasi minna ja vaadata nüüd ümberringi ja ongi nautida. Jaa, absoluutselt. Aga ma rääkisin ennem, et me panime nagu endale missiooni ikkagi. Ja võib-olla kus see missiooni idee, see niimoodi koorum hakkas, et ma rääkisin Mihklile, Mihkel on muidugi ammu kursis, aga et tegelikult mina käin koolides loengut pidamas teemal, et kuidas oma unistused täide viia. Ehk siis mul on selline loenguvorm, kus ma räägin ühe suure loo, mis koosneb hästi väikestest lugudest. Ja seal ma valgustangi inimesi, kuidas olen mina siin oma rockielu elanud ja bändielu ja näitleelu. Ja miks ma hakkasin neid koolitusi tegema oli ka see, et ma tahtsin inimesi inspireerida ja ma tahtsin ikkagi, et ükskõik, kas lapsed või õpetajad või ükskõik mis inimene või kes seda juttu kuulab, siis et kui ta läheb õhtul koju, siis ta mõtleb, et lahe, et ma ei tahaks niimoodi teha, mismoodi Andres tegi. Et ma tahaks õppida ikkagi nendest asjadest. Ja ühesõnaga, meil on nii palju rääkida. Meil on väga palju plaanis selle podcasti jaoks ja me oleme väga hyped. Ja sealt see kuidagi tundub õiges kohas. See on siuke nagu südant soojendav tunne. Jah, et lõpuks on tõesti siuke tunne, et siuke hingerahu on leitud, et leidsid nagu õige asja. Ja, täpselt. Jah, õige asja, mida teha ja millega edasi minna. Ja ma arvan, et see, mida me saavutada tahame, olekski lihtsalt see, et kallid kuulajad ja vaatajad, jällegi lõpuks ka väike upgrade video, saate näha meid siin, mis me teeme. Et kui seda saavutuseks nimetada, siis saavutus võib-olla olekski see, et kui te kuulete neid meie lugusid või võib-olla ka tulevikus meie saatekülaliste lugusid,
et te saaksite lihtsalt need asjad üle mõelda, et kas on vaja vahepeal siukseid vigu ja asju teha, näiteks. Või siis saate häid ideid, mis just, annavad teile motivatsiooni, inspiratsiooni, et ise midagi uut alustada ja midagi ägedat teha. Ja, kuigi inimloom on tegelikult suhteliselt niimoodi loodud, et pead ikka kõik lollused ja vead ise ära tegema. Ja, see on küll tõsi. Ema ja isa võivad rääkida, et poiss, et ära hakka kunagi suitsetama, ära kunagi joo alkoholi ja ma ei tea, ära hüppa teise korruse sealt. Sa oled hüppanud? Ei, mina ei ole hüppanud, aga neid näiteid võib kindlasti palju olla, aga ikka peab asja ise ära proovima. Tähendab, ei pea, aga ma arvan, et enamuses ikkagi proovitakse, et siis need oma vitsad kätte saada. Ja kogemus on tegelikult kõige suurem õpetaja elus. Absoluutselt, Mihkel, ma nõustun sulle. Ja nüüd me saame olla õpetajate rollis. Mis sa nüüd? Lihtsalt oleme 2 sõpra, kes ajavad head juttu. Ja, vanus on küll 20, suht noored, aga nagu ma vist juba ütlesin, siis elutarkust on ikkagi natukene kogunenud. Sama, võib-olla nii palju, kui siin klaasis, sest seda on. Ma olen tsipa vähem. Ei, aga jah, seda podcasti tehes me saame anda edasi, mis me oleme õppinud, me saame anda ideid, nii-öelda meelelahutust ja siis kindlasti ka ma kaotsin oma mõtte ära. Mihkli mõte, ahoi. Et jah, seda ma tahangi nagu öelda, et see on selline väljund, mis kaasab ka teid, kuulajaid, vaatajaid ja kust me saame ise ka õppida, mida me veel ei oska või mida me veel ei tea ja me saame panna ennast proovile. Tähendab, ühesõnaga, mina ei välista üldse seda, et kui meil see asi nagu ikkagi käima läheb, et täna te võib-olla vaatate, et mis nad ajavad siin on. Täna on sissejuhatav saade ikkagi, me mõtlesime Mihkliga, et me peame ikkagi rääkima, et millest me ikkagi nagu oma... Ma üks pidan seda alguses ütlema. Jah, nüüd on poole peale jõutud, võib-olla osad on ära läinud juba, aga ma loodan, et asi nii hull ei ole. Et mina ei välista ka seda, et kallid kuulajad, vaatajad, et tähendab, ma kohe kutsungi teid esimese saate alguses siis üles kirjutama meile oma lugusid, oma juhtumisi, kuidas te olete erinevates olukordadest õppinud, ma ei tea, võib-olla haiget saanud, kuidas need asjad on teid inspireerinud, kes on teid inspireerinud, et me saaksime vabalt neid oma saates ära kasutada, neid asju ette lugeda. Ja, kindlasti. Ja ka on oodatud ideed, kelle me võiksime siia külla kutsuda. Võib-olla oled see just sina tegelikult selle kaamera ja selle kõrvaklapi taga. Et võib-olla sa istud siin järgmine kord ja saad meiega oma lugu jagada. Ja kui podcasti saab sauna küll. Sauna saab ikka. Mihkli saun on üks parimaid saunu, kus ma olen olnud muideks, väike reklaam. Siin saab, see ei ole niimoodi nagu õnne, et lähed duši alla järgi, siin ikka pesed ennast kausisest järgi. Ja. See on siuke mõnus rasvane saun ka, et võtab higi lahti, ei ole siuke lihtsalt mingi tuim 100 kraadi ja sured. Vot, jaa. Ega ma arvan, et see põhimõtteliselt, mis me nüüd oleme rääkinud, võtab kõik põhimõtteliselt kokku, et mis meil on tulevikus laialdaselt plaanis ja mida me tahamegi teha. Et ma loodan, et kõik said ülevaate ja muidugi kõikide tagasisida on ka oodatud ikkagi. Ja. See on selline... Mida te tahaksite näha ja põhiliselt ikkagi midagi kuulda tahaksite, sest ikkagi podcast video on lihtsalt väikene boonus, et näete seal, mis elu siin stuudiokeses toimub või siis toimuma hakkab. Vot. Paneme sauna küdema või? Tavai, ma peaks pesma minema küll. Ma räägin, siin on nii valav, et võtame ikkagi higi ja tegelikult... See on saun ju. Ja, make sense tegelikult. Ja, aga ütleme siis aitähki juba. Äkki või? Kes jõudis nii kaugele, props to you. Aitäh, et kõik kuulasite, kaldkriips vaatasite ja ma arvan või tähendab loodan, et ikkagi te näete potentsiaali meis midagi head teha nii maailmale kui ka võib-olla lihtsalt sinule.
jah. Mihkel räägib nii tarka juttu, et mul on suu juba lahti, ma ei oska mitte midagi eriti lisada. Lähme ära sauna. Aga tõesti, aitäh, et te kõik kuulasite, vaatasite ja jäägi ootama meie järgmist episoodi, kus me alustame selle trolliga. Ja näidake üles armastust, pannes like sellele videole. Ma mõtlesin seda armastust, et olge siirad üksteise vastu ja olge positiivsed. Ja olge siirad ja positiivsed üksteise vastu, muidugi selles mõttes, et pole vaja tülitseda, pole vaja kakelda. Aga näidake meile armastust üles, pannes kas meile Facebooki või Instagrami väikese jälgimise või siis lihtsalt jagades seda videot. Aga olge mõnusad. Meie lähme nüüd sauna Mihkliga. Nägemist. Tšau.